Mina olen Eda Saart, töötan ametikoolis finantsjuhina 19 aastat. Olin tööotsinguil ja siis oli kuulutuslehes, et otsitakse finantsjuhti ja siis ma konkureerisin siia. Pidev küsimus oli ikka see, Neeme jälle helistab õhtul mulle, et miks ma peaksin sind ikka võtma? Miks ma peaksin sind tööle võtma? See oli põhiküsimus. No lõpuks, kui mul annetus katkes, siis ma ütlesin niimoodi, et ma olen parim. Mul ei jäänud muud üle, ma pidin seda ütlema. Siis sa murdusid. No tegelikult see oli hetke emotsioon ja tegelikult ma üldse niimoodi ei mõtle, aga no see lihtsalt tuli niimoodi üle huulte. Ma üldse pole niimoodi mõelnud. Minule kodukontor meeldis selles pärast, et võt see raamatumise töö ongi ju siuke ikkagi, et sa nokitsed nagu ikkagi väga palju omaette, et siin ei ole ju vaja, et sa suhtad inimestega hirmsasti ja sul on kogu aeg inimesi vaja ümber, et tegelikult võib-olla üksi ongi palju parem, palju rohkem saad ära teha ja et mulle see täitsa sobis. Aga ma võin kontoris ka tööl käia. See ei ole üldse keeruline. Et restoranis avasime iseteeninduskassa. See on tore asi, sest inimesed saavad ise kaaluda oma toitu, maksta selle eest ja me oleme siin Saaremaal nagu ainukesed praegult selle oma iseteeninduskassaga. See, et me selle iseteeninduskassa restoranist tööle saime, klientidele väga meeldib. Et mul ei ole tehtud ettepanekut minna klassi ette ja ma ei tea, anda tundi ja õnneks, sest mulle see ei meeldi. Ma ei tunne ennast kindlalt selles rollis. Kui ma õpilastega kokku puutun, siis see on nii minimaalne ja see on konkreetne teema, et kas arved pole kätte saanud või miks selline summa selles arves on või millal ma saan arve. See on nii konkreetne jutt ja siin ei ole nagu muud midagi, et suhtlemine on ikkagi õpilastega ikkagi minul minimaalne. Ja meie majas on väga palju erinevaid projekte ja ma pean neid kõiki nagu finantsiliselt, ma pean neil kõigil silma peal hoidma ja suhtlema ka siis ütleme meie riigi tugiteenuste keskusega kust kõik käib see aruandlus ja et selles mõttes ma olen selle poole pealt, ma olen meie projekti töödega kursis küll selle finantside poole pealt. Ma arvan, et meie kool 100 aasta pärast kindlasti eksisteerib veel, aga mis kõik selle aja jooksul juhtuda võib? Ma arvan, et õpilased jäävad ikka ju samaks. Et inimesed ju on samad, et selles mõttes ju ei muutu midagi. Ju me õpetame neid sama asju edasi ka, kui muidugi tehnika areneb edasi, eks ei tea, ei kujuta ette. Aga ma arvan, et kool 100 aasta pärast on samamoodi olemas. Ja siin on väga huvitavat õppekavasi, mida võiks nagu elukestvas õppes teise ametina õppida, vaiba kudumist, mööbli restaureerimist, see kõik on väga huvitav arust. Seda õpiks küll, kui seda tööd enam ei oleks siin, mis ma praegu teen. Siis võib-olla tuleks õppima siia, jah, neid käsitööd. No huvitav on vaadata, kui sa teiste koolidega suhtleme selles mõttes ju huvitav, et sa vaatad ja võrdled ja võib-olla saad ka midagi kõrva taha panna. No ikka ju silmaringi avardab ju. Selles mõttes on ikka huvitav. Miks mitte? Jah, igapäevatöös suhtlen väga tihedalt oma kolleegiga Hiiumaalt ja vahest ka Kehtna finantsjuhiga ja üldiselt kõik see läänepoolsed koolid Haapsaluga ja et ikka suhtleme ja vahetame kogemusi just ja arutleme asju, et kas ma saan õigesti aru, et kas sa saad ka niimoodi aru. Et see on väga vajalik, sest oma majas ju selle ala inimest nagu teist ei ole, et sa saad ainult teise kolleegiga. On ju õnnestumine, mis meile on, ütleme, ministeerium pakkunud kõik need programmid ja tsentraliseerimised ja me oleme need kõik edukalt ju läbinud ja see kõik on ka huvitav olnud tegelikult. Mulle see meeldib.
ma arvan, et me oleme sellega hakkama saanud, et me oleme kõik need väljakutsed vastu võtnud, mis meile on pakutud ja me toimetame igapäevaselt kõigi nende vahenditega, mis meie käsutusse nüüd antud, ka IT-vahendid ja kõik sellised asjad. Aitäh, Ametikool ja elame veel 100 aastat!